Terekest jälle, ma olen praegu luual. Siin peaks ka veel luua olema ikka. Ja suundun, ma olen muidu sinna poole, aga suundun siis, mis seal pool on. Rossa järve juurde. Jah, ikka luua. Luua mõisapargi allee. Jah. Et kui seal saab tuld teha, on võimalus, siis teen. Mõtlesin, kui tee peale midagi jääb, hakkasin otsima, siis näitan ja nüüd jäigi ja leidsin siit veel natuke. Siin on ühes kohas tuulepesad ka hästi suured. Ma ei tea, kui hästi näha on, aga siin on selline asi. Kasepahk. Ja on järgmise asjani. Täpselt sama, mis enne, aga seda ma saan näidata nii lähedalt, kui ma tahan. Sest see on siin samas selline. See on küll juba pool surnud, aga siit on ka näha, kui ilus mustar tal on. Siukse kõva rikupuu küljes. Ikka veel maad minna natuke sinna järveni. Vaata, sellised asjad on igas metsas või puistus üldse hästi-hästi tähtsad. Et nagu näete, täiesti surnud on ju. No. Aga need on väga-väga tähtsad, et teised puud ei jääks haigeks. Neil ei tuleks parasiite külge. Väga tapjaid. Et külmalõhesid ka täis. Et putuka hotell, nii nimetatud. Noh, põhimõtteliselt olen kohal, aga ma avastasin veel siit. No esiteks, sadu läheb väga tihedaks. Ma avastasin siit mingi punkri. Keegi on käinud seal, ma ei tea, mis on. Siin on maju ka hunnik kõrval. Ja üks eramaa, okei. Sinna ei lähe, sealt ei võta ka midagi. Oi, imelik värk. Väga imelik. Sellist, et see pole näinudki veel. Kahes kohas sildid, või äkki rohkem veel. Mis asi see on? Pole varem näinud. Videovalve. Aga kus need kaamerad on? Ei tea. Nii. Vooremaa maastikukaitseala Rossa järv. Selline asi. Ma ei tea, ma väga kaua siin juures ei sekanud. Külaliste meeles pea. Nii, kas siin tulle tegemise koht on? Ära koori elusad puud. Ei lugenud praegu tulle tegemise kohta välja midagi. Ma pole talvel siin käinud väga ammu. Kuigi rohkem olen siin talvel käinud. Siis tuleb juba tuttu ette, et seal on vets. Siin on palgist rattahoida. Prügikast on siin. Hunnik kive, riietuskabiin. 2 silda. See oli täpselt eelmine aasta, kui ma käisin siin. Ja siin on veel neid surnud puid. Aga tulle tegemise kohta ma ei näe siin praegu mitte midagi. See teisel pool. Aha, see plats on seal, jah. Eks lähme sinna ka kohe. Vaatame algu siia silla peale. Ja. No näha on, et siin talisuppleja või talisuplejad on käinud just. Kohe näeb. Jap, küll, et siuke ilus vaade, aga võiks seda rohkem kalda äärest puhastada. Kinni kasvab, siis on jama. Ja asustust on tegelikult päris palju. Ei kuule, mul on tunne, et jää kannab. Aga maa jääle ei lähe kindlasti. Mul pole teha ka seal midagi. Ja. Noh, punker on seal. Midagi on näha. Seal on mingi veepakka kõrval või midagi. Siin on see peldik. Ja siin on nüüd kivid ees igal pool.
mingi üle lume hunnikute pidin tulema. Siin vist peaks saama siin tuld teha, puud on olemas. Nii, siit tuleks puhtaks teha see hunnik, mis iganes siin on. Natuke läheb aega. Nii. Ma tegin endale siia mingi platsi puhtaks, ma mõtlesin, teen kõik, aga kõik ei hakanud tegema. Võitsin mingid puud, aga need on natuke pikad alustuseks. Ma ei tea, mis siin tehtud on. Aga nüüd ma näitan teile midagi. Vahepeal ma soetasin endale Hiinast sellise asja. No ma tegin postitusega, kirjutasin kirjaliku postituse. Et sain endale puutoru, mida ma hakkan ka müüma arvatavasti, et kui kellelgi soovi on. Nii, edasi neist tagasi. Ja siis sellise sae. Ma tellisin nüüd endale ühe parema ka juurde, aga no, piltlikult öeldes parema, eks näis, kuidas päriselt läheb. Aga ma katsutasin seda saagi juba. Saag iseenesest töötab, aga vaatame, kas ta siin ka tahab töötada või ei taha. Nii. Siis. No nii, ma loodan, et nüüd saab uuesti filmida. 2 korda GoPro jooksis lihtsalt kinni. Ühe korra läks kinni, panin ta tööle tagasi, vaatasin, mis ta ütleb. Ta nagu läks tööle, mõtlesin, et raudselt akkus asi ütleski, et see aku saab tühjaks kiiresti, et pidi välja lülitama. Mul ei olnud see Enduro aku seal sees hetkel, vaid oli originaal see sinine, mis kaasas on. Mul on Hero 10, mis on praegu filmil. Ja akut oli midagi üle 60%, aga ma ei tea, kas ta näitas seal valesti. Nüüd ma panin Enduro aku sisse, näitab 99%. Loodan, et ma saab filmida. See on küll nüüd jama, kui ei saa. Et jah, ühesõnaga pooleli jäi, et jõh, saag ja nii edasi, nii edasi. Et kohe tõstame ära, kas selliseid asju tasub ka müüa. Siin ka, et kas ma saan, et püstiseisvad puud on lihtsam saagid sellega, kui mingid puutükki. Võtame ta lahti. See, kus ma ostsin, tegelikult ma ei ostnud otsest Hiinast, aga Hiina kaupa. Ma tellisin Temust endale nüüd. Ja Temus on Euroopast tulev Hiina kaup. Nii. No. Nüüd me teeme nii, et paneme selle siia. Vaatame, kas kaamerast jääb näha ka või? Kas seda pulka jääb näha? Ei jää hästi. Paneme kaamera allapoole ja pöörame teda. Nii. No proovime. Ühe näitan ära, ülejäänud ei näita. Vastame peale. Saa ümber. Pool tahtsin ära rääkida. No, pool on kõvasti rohkem. Ja lihtsalt niimoodi. Ma loodan jah näha. Nii, ja ta kiilub miski pärast kinni. No, nüüd ma tegin sellise asja hoopis. Tegin vibusae. Siia otsa tegin selle sama saega sälgud. Enne tegin noaga väikse kolmnurga ette, et saaks paremini sisse saagida. Ja voila, parem oleks olnud ilma oksa kohata, aga sellega peaks saama piisavalt hästi. Ja proovime siis saagid sellega. Vaatame, kas selline asi töötab, sest see on nagu... Siis on super. Siis on super, jah. Ja... Nüüd peale suruda üldse ei saa, aga midagi nagu peab. Ta lihtsalt praegu piisavalt pehme see saab. Kuramus ta vetrub hästi hullust, kui hüppab välja. Oleks pidanud suurema pinga all olema. Aga vaatame, isegi kui võtab aega kõvasti, aga ikkagi välja tuleb sellega, siis nagu... No praegu läheb kõvasti paremini kui enne. Jah, kui sellega nagu välja tuleb päriselt, et siis väljajäämise olukorras on super. Sellega saab ikkagi võtta maha suuremalt kui noaga. Ja nii, aga kõike ei pea ju alati läbi saagima. Pärast saab puurida ka. Jah, noh, näed sa, kaamerast jääb näha või? Jah, niimoodi oli saetud. Selle saega siis.
No kuulge, mina kiidan. Vist telin ja müün neid ka siis, kui tuleb müügist midagi välja. Aga tegelikult noh, lõkkaplatsi mul nüüd on täis, tuleb välja, et ma ei viitsi niimoodi neid kõiki siin saagida ja kätel hakkab aina külmem. Et ma pean midagi kiiresti välja mõtlema. Ma teen need lauad pülbasteks ja lokitan ära ja või võtan hoopis need kuusevärgitsed või on mänd, ma ei tea, vahet pole. Ja mänd jah vist, aga pole sellest, ma võtan praegu need ja hoopis teen need pülbasteks. No nii, ma ei tea, kaua veel kaamera akku kestab, aga ma teen nüüd hoopis sellest pülpad. Proovin vähemalt teha, siin on üks oksakoht ka, see ei tohiks segada. Nii, ühe sain kätte. Teeme veel. Ja see on põhjus, miks ma tahtsin suurt nuga, suurt ja tugevat. Ma saan sellega teha kõike, mida ja kiva asemel kasutada. Ja läbi taguda selliseid asju ja No nii, kui pülpad on tehtud, siis nüüd ajan niimoodi seda peenemat liistu, et noh, lokitan, et saaksin süüdata kuskilt. Nii, okei, sellest pulgast ei tule midagi välja. Võtame siit see. Kui see vaigune asi meil siin põlema saab, siis saab kõik põlema. No nii, sain pilliroogu ja leidsin ka enda arust ühe korgi, siis tuli välja, et lant on. Vaatasin, et pilliroogu üles kinni, tõmbasin lahti, tuleb välja, et tal on tross taga ja ta on trossiga on ta jääs kinni, nii et trossist tuleb vabaneda ja siis saab ta kätte, aga vaatame, kas nüüd läheb ja mingi auto tuli siia. Tükk aega põlises ja nüüd no nii, ma tõin sundinuia ka ja nüüd ikka ei tea, pole minna, aga puhutoru on väga asi. No nii, tuletegemist ei tulnud midagi välja. Tegend tuli lõpuks autost ka välja, ma ei tea, kaua ta seal autost passis. Üle poole tunni kastas vist. Ja ma tulin näitama praegu seda, et milline see lant on, mis ma leidsin. Pole veel ära võtnud, aga siin ta on pöörel, millem pöörel on, ikka meps. Teeme seda trossi. Ma ei tea, tegelikult see on halb tross. No jah, number 3 mepsi pöörel. Aga mul tuli just meelde, et siin on ju peldik. Peldikus on üldjuhul paberit. Paber läheb põlema. Ma proovin ikka selle tule ära teha. Haiseb kole peldik. Ja ei ole paberit.
Siis on kõik, ma ei tea, vaatan ära, mis kell on, panen telefoni kohe laadima, raudselt on keegi helistanud mulle, ema otsib taga või midagi. Ja joppenpuh, tuleb ära minna, pole mõtet siia jääda, pole ilm ka ja ei ole nii ilus koht, kui lootsin, aga jah, siis ma panen asjad kokku ja siis teen veel mingi lõpu, mingi hetk. Landi panen ka kuidakotti. No nii, natukene platsilt lahkumist. On väga pull lugu, et võtan telefoni välja, mõtlesin aku täiesti, ei, 1% tohib vastu. Kohe tühjaks ei saanud jõudsin laadima panna, aga siiamaani vist ei ole tühjaks läinud. Panin ta sooja taskurutusest. Juhtmapa laadimine ka ei ole üldse laadimine, kui seadmed liiga külmad on, siis on aeglane. Sest need seadmed lähevad muidu rikki. Nii. Ja mina lähen siit minema. Ma unustasin kella vaadata. Aga ma lähen ikka minema. Kell ei loe mul hetkel. Landi sain kotti. Midagi maha. Issand jumal, ma nii väga loodan, et midagi maha ei jää. Ikka jäi siis selliseks. Ei saanud paberit ega midagi. Tui, kurat. Nii, ja nuga on olemas. Selline päris huvitav vaatepilt. See on küll eramaa, aga näitan selle ära. Siuke suur, täiesti surnud puu. Koor tuleb niimoodi lahti, väga paks koor. Ja seal on meie plats. Ja siin on see mingi kahtlane bunker. Ja siin on veel kahtlasem asi. Hunnik mingeid maju. Ja kuskil siin on hästi suur see pakk. Ühesõnaga, praegu siin raja peal vist ei näitagi rohkem midagi, ei ole mõtet, kõik on nähtud. Aga mingi hetk kuskilt on lõpu ära. Siin veel ei tee. Ja. Noh, taaskord väga huvitav asi selle puhul. Ja. Väga imelik. Kaamerast ei raudselt nii hästi näha, kui muidu on, aga imelik. Võiks siin avastamas käia muidu seda kanti, aga ei ole nii palju ka aega. Aga äkki keegi mulle oskab öelda, miks need puud siin päris paljad mingist küljest lihtsalt nagu punast värvi on osaliselt. Või noh, päris kõvasti ikka. Mis värk sellega on? Ei ole ühest küljest. Ümber ringi mingi laigud. Ei saa aru. Mõni on hallid ja siis on nagu siuke punane või oranž. Ma ei tea selle kohta öelda. No jõudsin tagasi selle paha juurde. No nii, ja siit tulebki kohe video lõpp. Ma ei tea, mis selle puuga juhtunud on. Aga me oleme algusest tagasi. Jälle siin need sildid. Luua mõisa pargi allee ja Luua mõisa park on teisel pool. Siin on mingi sild, ilus sild üle. Siit näitab ka. Stay sealt. Ja ongi kõik. Selleks videoks siis kõik. Et mis veel on, lubasin, et teen. Mitte teile, aga kellelegi. Et kindlasti ma tohutult soovitan, mul endale megalt meeldis see külastus. Minge kindlasti sinna Millpoodi, seal on esiteks, seal on pererahvas, kes seal poodi peab, on väga toredad. Neil on väga armas koer ja armsad lapsed ja neil on tohutult sellist kaupa, mis mulle meeldib. Ma tahaks kõik ära osta, aga mul ei ole raha selle kõige jaoks. Ja kõik ei ole minu suurus ka, kui riietest rääkida.
aga jah, see sihuke 50-50 meeldib ja ebameeldib. Retk saab läbi, rohkem muidu tegelikult isegi meeldib. 51-49. Lihtsalt siis sadu ja külm oli ka vahepeal. Et jah, minge kindlasti Millpoe lehele. Toedake neid, toedake ka minu toetajaid. Ma sain 5% soodukat. ja näeme järgmises videos. Subscribe, like, comment ja jagab ka videot ja järgmine puu külmalõhe või midagi. See on täitsa tippu välja ju. Aga okei, nägemist.